Euroopa Parlamendi valimised 2024 lihtsas keeles. Siin veebilehel on lihtsas keeles info 2024. Aasta Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise kohta. Lihtsas keeles tekst on loodud koostöös Eesti Puuetega Inimeste Koja, MTÜ Vaimupuu ja Rapla Hooldekeskuse Vahtra Tugikeskusega. Euroopa Parlamendi valimised 2024. Euroopa Parlament teeb tähtsaid otsuseid Euroopa Liidu jaoks. Nagu Riigikogu teeb tähtsaid otsuseid Eesti jaoks. Euroopa Parlamendi kohta öeldakse ka Europarlament. Euroopa Parlamendis töötab 720 liiget. Euroopa Parlamendi liikmete otsused puudutavad ka Eesti inimeste elu, sest Eesti on Euroopa Liidu liige. Iga 5 aasta järel saavad Eesti inimesed ise valida, kes Eesti poliitikutest võiksid Euroopa Parlamendi liikmeks saada ja Euroopas Eestit esindada. Igaüks hääletab selle poliitiku poolt, kes tema arvates kõige paremini Euroopa Parlamenti sobib. Seda nimetatakse Euroopa Parlamendi valimised. Kes saab valimistel hääletada? Valimistel saavad hääletada kõik. Vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud ja Eestis elavad teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud, kes on selleks taotluse esitanud. Hääletada ei saa need, kellel pole valimistel allkirjaõigust või need, kes vanglas oma karistust kannavad. Hääletamine on vabatahtlik. Sa ei pea hääletama, kui sa ei taha. Kelle poolt saab hääletada? Hääletada saab nende poliitikute poolt, kes on Eesti kandidaatide nimekirjas. Euroopa Parlamendi valimistel on üks valimisringkond. See tähendab, et igal pool Eestis saab valida samu kandidaate. Vaata kandidaate sulle postkasti saadetud teabelehelt või siit valimised.ee. Oma elukoha andmeid saad vaadata www.rahvastikuregister.ee või küsida telefonil 6124444 või e-posti teel abi@rahvastikuregister.ee. Valimiste teabeleht. Sinu postkasti saadetakse teabeleht. Teabelehelt saad vaadata, kes on kandidaadid, kelle poolt saad hääletada, kus on sinu kodu lähedased hääletamisruumid, millal hääletamisruumid on avatud, kuidas hääletada. Valimispäev, kõige tähtsam hääletamise päev, on pühapäeval, 9. juunil 2024. aastal. Hääletada saab ka 3. juunist 8. juunini eelhääletamine. Valimistel hääletamiseks on 3 võimalust: e-hääletamine, hääletamisruumis hääletamine ja kodus hääletamine. E-hääletamine. E-hääletada saab veebilehel valimised.ee. E-hääletamine tähendab, et hääletad oma valitud poliitiku poolt internetis. Mida on hääletamiseks vaja? Internetiühendusega arvuti, ID-kaart või mobiil-ID koos PIN-koodidega. Kuidas hääletada? Vaata õpetust siit www.valimised.e-hääletamine. Hääletada saab esmaspäeval, 3. juunil alates kella 9 kuni kella 24 kesköö. Teisipäeval, 4. juunil igal ajal, päeval ja öösel. Kolmapäeval, 5. juunil igal ajal, päeval ja öösel. Neljapäeval, 6. juunil igal ajal, päeval ja öösel. Reedel, 7. juunil igal ajal, päeval ja öösel. Laupäeval, 8. juunil kuni kella 20. Pane tähele. Valimispäeval, pühapäeval, 9. juunil e-hääletada ei saa. Hääletamisruumis hääletamine. Hääletamisruumis hääletamine tähendab, et pead ise sobival ajal hääletusruumi minema. Eestis on avatud mitu valimisjaoskonda. Igas valimisjaoskonnas on üks või mitu hääletamisruumi. Hääletamisruumid on avalikes hoonetes. Omavalitsused, koolimajad, kultuurimajad, kauplused. Leia endale sobiv hääletamisruum oma elukoha järgi valimised.ee. Pane tähele. Väiksemad hääletamisruumid ei ole avatud iga päev. Vaata, millal on hääletamisruumid avatud valimised.ee. Mida on hääletamiseks vaja? Isikut tõendav dokument, näiteks pass või ID-kaart. Kuidas hääletada? Hääletamisruumis mine laua juurde, kus istuvad valimisjaoskonna töötajad.
sa pead näitama oma passi või ID-kaarti ja andma oma allkirja. Sulle antakse hääletussedel. Mine valimiskabiini. Valimiskabiini seinal on nimekiri, kus on kirjas poliitikute nimed ja numbrid. Kirjuta oma valitud poliitiku number hääletussedelile. Murra hääletussedel kokku. Mine valimiskabiinist välja ja pane hääletussedel hääletamiskasti. Hääletada saab kõikides hääletamisruumides üle Eesti, mis on sel päeval avatud. Vaata valimised.ee. Esmaspäeval, 3. juunil kella 12 kuni kella 20. Teisipäeval, 4. juunil kella 12 kuni kella 20. Kolmapäeval, 5. juunil kella 12 kuni kella 20. Neljapäeval, 6. juunil kella 12 kuni kella 20. Reedel, 7. juunil kella 12 kuni kella 20. Laupäeval, 8. juunil kella 12 kuni kella 20. Pühapäeval, 9. juunil kella 9 kuni kella 20. Kodus hääletamine. Kui ei ole võimalik e-hääletada ega minna hääletamisruumi, saab hääletamiskasti koju tellida. Vaata teabelehelt, kuidas saad hääletamiskasti koju tellida. Mida on hääletamiseks vaja? Isikut tõendav dokument, näiteks pass või ID-kaart. Kuidas hääletada? Sinu koju tulevad 2 inimest valimiskomisjonist. Neil on kaasas hääletamiskast. Näita neile oma passi või ID-kaarti. Sulle antakse nimekiri, kus on kirjas poliitikud ja nende numbrid. Sulle antakse hääletussedel. Kirjuta oma valitud poliitiku number hääletussedelile. Pane hääletussedel hääletamiskasti. Hääletada saab reedel, 7. juunil kella 9 kuni kella 20. Laupäeval, 8. juunil kella 9 kuni kella 20. Pühapäeval, 9. juunil kella 9 kuni kella 20. Keda valida? Hääleta selle poliitiku poolt, kes sinu arust räägib kõige mõistlikumat juttu. Pea nõu nendega, keda usaldad, näiteks sõprade ja pereliikmetega. Tee oma valik enne hääletama minekut. Jäta oma valitud poliitiku nimi ja number meelde. Või kirjuta üles. Pea meeles. Mitte kedagi ei tohi sundida ega meelitada oma valikut muutma. Kui keegi pakub sulle raha või kingitusi selle eest, et hääletaksid teise poliitiku poolt, helista kohe politseisse telefonil 112. Uuesti hääletamine. Kui oled juba e-hääletanud, aga mõtled ümber ja tahad kellegi teise poolt hääletada, saad uuesti e-hääletada kuni 8. juuni õhtuni või hääletamisruumis 9. juuni õhtuni. Hääletamisruumides saab hääletada ainult 1 kord, hiljem oma valikut muuta ei saa. Lisainfo. Valimiste infotelefon 1247. Valimiste e-post info@valimised.ee. Valimiste veebileht ja hääletamisruumide ligipääsetavuse info valimised.ee. Tallinna hääletamisruumide ligipääsetavuse info lips.tallinn.ee.